Tere! Käes on september ja autominutid alustavad uue hooajaga. Täna räägime rohegaasi ehk CNG-ga sõitvatest autodest ning kummutame 7 enim levinud müüti, mis nende mootorite kohta ringi liiguvad. Saate lõpus viime teid aga USA veinipiirkonda Napa Valley'sse, kus liigub ringi ajalooline rong, mis kasutab kütusena biometaani. Jääge meiega, autominutid alustavad. Autominutid toob teieni Alexela. Tänase seisuga on Eestis ligi 20 CNG tanklat, millest enamus asuvad Harjumaal, aga hea kattuvusega on kogu Eesti territoorium. Ainsad kohad, kus CNG tanklat veel ei ole, on saared, kuid õige pea avatakse tankla Saaremaal Kuressaares. Iga uus tehnoloogia tekitab esialgu võõristust ning seetõttu liigub rahva seas jutte, mis ei pruugi olla faktidega tõendatud. Otsisime internetiavarustest 7 levinumat CNG-ga seotud müüti, mida aitab ümber lükata Alexela juht Alan Vaht. Müüt. CNG on nišitoode. See ei vasta tõele. CNG autode valik on täna väga suur ja nõudlus CNG autode järele on väga suur. Pigem on niimoodi, et automüüjad ei jõua nii palju CNG autosid kätte anda, kui on täna nõudlus. Mul on hea meel, et tarbijad on aru saanud, et CNG-ga on täna kõige säästlikum sõita rahalises mõttes. Müüt. Gaasiautode jõudlus on väiksem. Ei vasta tõele. Olen ise sõitnud gaasiautoga, CNG autoga ja tal oli jõudu reipalt. Võrreldav bensiini ja diislikütusega siin ei ole mitte mingisugust vahet. Küsimus on, et kui suure mootoriga autot keegi endale soetab ja täpselt enda soovidele vastava jõudlusega masina saab ka CNG-na. Müüt. CNG autod on kallimad. Ei vasta tõele. CNG sõiduauto hind jääb täpselt bensiini ja diisli hinna vahele. Seega ei vasta tõele. Müüt. Tanklaid on vähe. Täna on Eestis 17 CNG tanklaid ja järgmise 3-4 aasta jooksul kasvab CNG tanklate arv Eestis 50-ni. Lätis on täna sellel aastal avatud Jekapilsis esimene CNG tankla ja meie hea partner Lätis on sellel aastal rajamas veel juurde 2 CNG tanklat siis Riia lähedale. Ja kui minna Lätist edasi Leedus on CNG tanklaid samuti olemas ja kui sealt veel edasi minna, kes soovib sõita kaugemale Lääne-Euroopasse, kokku on CNG tanklaid Euroopas üle 3000. Müüt. CNG paak pole ohutu. See on kõige valem väide üldse. On kartus suurem. Rääkides gaasilisest kütusest arvatakse, et gaas on väga plahvatusohtlik. CNG paakidega tehakse väga imepäraseid katseid. CNG paagi kokkupõrketestid on näidanud, et selle paagiga ei juhtu mitte midagi. See paak on väga turvaline. CNG paak on täna kõige turvalisem kütusepaak bensiini ja diisliga võrreldes. Müüt. CNG autod vajavad sagedast hooldust. Ei vasta tõele. CNG auto on täiesti tavapärane auto, nagu on bensiini ja diiselmootoriga auto ja tema hooldusvälp on täpselt samasugune 15 000 kilomeetrit. Müüt. CNG eritab põlemisel imelikku lõhna. Ei vasta tõele. CNG, üldse gaasilised kütused on kõige puhtamad keskkonna säästvad kütused. CNG põlemisel emiteerub siis atmosfääri 20% vähem CO2 ehk et kõige ohtlikumad siis kasvuhoonegaasi. Inimene kindlasti ei tunne ühtegi halba põlemisjäägi lõhna. Gaas põleb väga puhtalt, palju puhtamalt kui diislikütus ja bensiin. Ja nüüd suundume laia automaailma. Californias Napa Valley viljakas veinipiirkonnas sõidutab veinisõpru eriline rong, mille mootoriks pole enam tossav diisel. 1959. aastal American Locomotive Company poolt toodetud diiselrong sai retrofiti käigus biometaanil töötava mootori, mis sulandub nüüd kenasti ümbruskonda, kus keskkonnahoid on peamine prioriteet. Kes soovib rongielamuse osaliseks saada, peab kiirustama, sest sügiskuudel on veel üksikuid vabu kohti.
Loodan, et saite rohkem selgust biometaaniga töötavate sõidukite kohta. Kui teil tekib teema kohta lisaküsimusi, siis Alexela initsiatiivil toimub 19. septembril Tallinna Lauluväljakul kliimakonverents, mille eesmärk on tõsta teadlikkust, kuidas õhusaastet transpordisektoris vähendada, tutvustada gaasilisi kütuseid ja näidata demoalal gaasil liikuvaid sõidukeid. Sellised olid Autominutid. Kohtume juba uuel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.